Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Tänases saates on meil siis külaliseks värbaja Laura Kassin ettevõttest Personalileidja OÜ. Tere, Laura! No tervist! Väga hea meel on siin olla. Nii tore, et sa tulid meie saatesse ja personali teema on üks väga aktuaalne teema, millega ma olen ise korduvalt pidanud ette või nii-öelda kokku puutuma ja korduvalt olen ka vigu teinud. Et julgen tunnistada ausalt ja selles mõttes on hästi tore, et sa olid nõus sel teemale rääkima tulema, sest et minu meelest see on üks keerulisemaid kohti, millega iga kasvufaasis ettevõtte ühel hetkel siis silmitsi seisab. Aga ma alustan siis kõigepealt sinu ettevõtluse teekonna algusest siis, et kui kaua oled tänaseks üldse ettevõtja olnud ja mis sind üldse ajendas ettevõtlusega alustama? See on äge küsimus. Ma arvan, et siin oli hästi paljude erinevate selliste faktorite koosmõju. Et mul on juriidiline keha, sai küll registreeritud 2018 töö kõrvalt, et siis mul oli lihtsalt selline eneseteostuse vajadus ja katsetamise vajadus ja tegelikult minu toonane ülemus ka oli hästi nagu julgustav selle koha pealt. Ja siis mul oli hobi, tegin ehteid ja katsetasin siis sellega natukene. Aga kui tuli koroona, siis minu suur geniaalne plaan teha ehede valmistamise töötube kukkus nagu kolinal kokku, ja samas avanesid uued võimalused, et hästi palju järsku hakati tegema igasuguseid toredaid selliseid tasuta veebiseminare, umbes nagu meie siin tänagi teeme, ja avanes hästi palju võimalusi õppimiseks ja hästi palju ka tekkis vaba aega, sest et ju pandi kogu maailm lukku, ja siis sattusin kokku kuidagi koolituste kaudu inimestega, kes siis aitasid mul näha, et värbamine on selline teema, mida võiks minna ettevõtjatel päriselt vaja teenusena, et ma lihtsalt ei olnud selle peale tulnud. Et tegelikult mul on värbamiskogemust juba aastast 2014 ehk siis umbes 10 aastat. Ja ma olin seda teinud erinevatel palgatöödel, aga lihtsalt kuidagi ei taibanud nagu 1+1 kokku panna. Ja siis, kui see taipamine tuli, et siis 2022 alustasin siis ametlikult Personalileidjaga toimetamist. Ja no see on see ekslik arvamus, mida alati arvatakse, et selleks, et ettevõtlusega alustada, peab olema mingi geniaalne äriidee. Tegelikult piisab, et võta oma need teadmised, mis sul juba olemas on ja tee need ettevõtluseks, on ju. Just. Ja selles suhtes mina täiesti julgustan, et isegi kui ei ole nagu mingit erilist äriideed, mina nende ehitega alustades ma teadsin kohe, et see ei ole nagu mingi sihuke asi, millest nüüd mingit meeletut karjääri luua või mingit suurt ettevõtet aretada, aga ma lihtsalt tahtsin katsetada ja paljud need õppetunnid, mis ma sain, ma olen väga õnnelik, et ma sain nad siis, kui mul ei olnud nagu mingeid erilisi ootusi või mingeid erilisi nagu panuseid selle asja peale, et see oligi sihuke hobiäri. Ja nüüd, kui ma nagu asja tõsisemalt võtan ja südamega seda asja teen, siis ma ei pea neid samu õppetunde enam saama. Jaa, aga tegelikult on ju tore ka, kui on hobi ja töö üheskoos, et see aitab seda vaimu ja kõike tasakaalus hoida. Eks ta Aga osta. jaa, kas tänaseks oled sa nüüd 100% ettevõtja või oled sa veel palgatööl ka? Ja, olen ettevõtja, et palgatööst loobusin siin ka umbes paar aastat tagasi, aga mul on selle endise tööandjaga on ikka veel väga head suhted ja ta on mul nüüd siis väga hea klient, keda ma ka värbamisega aitan, et selles suhtes, et läks nagu nende palgatöödega mul väga hästi, et sain palju õppetunde ja just see viimane töökoht, mis oli mul siis Skyblock, et sain sealt ka väga palju julgustust tegelikult, et ma tean, et paljud sellised nii-öelda ülemused on hästi demotiveerivad oma töötajate suhtes, et kohe, kui räägitakse, et tahaks ettevõtlusega alustada, siis neid nagu tambitakse maha selle mõttega või hakatakse kartma või ma ei tea, mida veel. Et mul õnneks oli pigem hästi palju julgustust ja sellist hoomist ja mentordamist isegi. Väga lahe. Kas meil oli eelmine nädal oli just teemaks palgatöölt lahkumine. Kas sinul tookord olid mingid hirmud ka, kui sa palgatöölt ära hakkasid tulema, et see stabiilne kindel sissetulek kaob ära või kõik läks nagu loomulikku rada pidi, et ühtegi hirmu ei olnud?
no mõlemat, selles suhtes kõik läks nagu loomulikku rada pidi, aga hirmud olid ikka. et noh, muidugi on tore, kui sul see stabiilne sissetulek ikkagi on ja eks need muud hüved seal ka juures, aga noh, samas ma ei võtaks midagi tagasi, et jah, näiteks ettevõtjana on raskem saada kodulaenu, see on üks asi, mille peale paljud oskavad mõelda, paljud ei oska. aga noh, jällegi ma tunnen, et see oli ikkagi ainuõige valik minu jaoks sel hetkel, et mulle sobis väga hästi see, et ma sain töö kõrvalt vaikselt alustada ja õigel hetkel siis tegin selle lükke, et läksin ära, aga ma ei läinud ka selles suhtes nagu päevapealt ära, et see võttis ka omajagu aega, et ennast nagu välja lülitada nendest asjadest, et ma teadlikult tegingi selle otsuse natuke varem. Ja, aga Laura, sina oled kohati naine nagu orkester, et sa ei tegele mitte ainult ühe asjaga, vaid sa tegeled päris paljude nagu erinevate valdkondadega. Et räägi meile lähemalt, millega sa täpsemalt tegeled, et see värbamine on ju üks osa sinust. Aga mis sa veel igapäevaselt teed? Jaa, väga lahedasti öeldud. No ütleme, et kõik nagu keerleb sellesama nagu tuumiku ümber, et värbamisteenus on siis üks asi, mida me pakume ettevõtjatele, eks ju, et võib saada nii siis täisteenust ehk siis, et ütled lihtsalt, keda sa tahad saada, kirjeldad selle profiili ära ja siis teed nagu lõppotsuse paari parima kandidaadi seast ja kõik seal vahele jääva teeme siis meie, et mis need kõik etapid on, nendest me täna räägimegi. Siis meil on võimalik saada abi näiteks ainult osaliselt mingi kindla etapiga, et oletame näiteks, et kui sa tahad ise värbamist teha, aga mõtled, et okei, et ma ei tea, kandidaatide soovitajatele ma ei viitsi ise helistada, et siis saab selle ühe lõigu konkreetselt meile delegeerida. Ja samuti, mis me teeme, on nõustamised, konsultatsioonid, koolitused. Et näiteks, et kui on teada, et ettevõttel on nagu niisugune kasvusoov on üsna suur, et ei ole mõtet kogu aeg tellida sisse teenust, et siis on võib-olla mõistlikum tellida hoopis endale korralik värbamisprotsess ja koolitada välja enda ettevõttes sees siis juba need inimesed, kes seda värbamist hakkaks tegema. Olgu need siis kas ettevõtja ise, juhi abi, mingi personaliinimene, assistent, kes iganes. Ja samamoodi aitame siis ka tööotsijaid. Et meil on olemas nüüd esimene veebikoolitus, mida saab vaadata. Vaatamist saab alustada tasuta, et kui keegi palgatööl, siis võib pärast küsida või panna kommentaari, et saan hiljem seda linki ka jagada, et see on natukene selle grupi väline teema, aga jah, et tööotsijatele, et mis on need vead, sest et noh, selle 10 aasta jooksul ma olen näinud nii palju, kuidas kandidaadid lihtsalt tulistavad omale jalga mingi jumala totakate vigade pärast, et siis sai need vead kokku kogutud ja nendele siis ka nii-öelda vastuseks need asjad, mida tuleb teha õigesti selleks, et kandidaadina hästi silma paista. Et on olemas see veebikoolitus ja teeme ka personaalseid konsultatsioone. Ja siis sotsiaalmeedia, orgaaniline sotsiaalmeedia sisu on ka miski, millega me aitame pigem just nagu enda olemasolevaid kliente või siis tuttavaid eelkõige. Sest et kandidaadid on nii teadlikud, nad vaatavad päris asjalikult uurivad tausta, et enne kui nad kuhugi tööle hakkavad kandideerima ja see on väga palju umbusaldust tekitav asi, kui ettevõttel ei ole näiteks olemas mingit Facebooki lehte või kui seal on võib-olla leht olemas ja siis on 2 postitust mingi 3 aasta tagusest ajast, et mult on päriselt intervjuul küsitud, et muidu tundub nagu väga äge tööandja ja väga äge töökoht, aga ma vaatasin, et issand, mis värk on, et nagu see 2 aastat pole keegi postitanud Facebooki, et kas nad ikka nagu päriselt töötavad või nagu on neil ikka kõik hästi või? Ja siis tegelikult on see, et ettevõttel läheb väga hästi, lihtsalt ettevõtja ei ole viitsinud sotsiaalmeediaga ise tegeleda, pole ka taibanud, et sellega võiks võtta kellegi teise tegelema ja siis ongi see, et inimesed nagu uurivad ja vaatavad, et mis toimub. Et jah, et need on need põhiasjad. Ja, sa ennem ütlesid, et see CV korrastamine ja see, et ei ole, et on võib-olla grupiväline teema. Ma tegelikult usun, et see on täiesti ka ettevõtjatele oluline, et kes siin grupis on, et tihtipeale ikkagi kas on neid, kes osalise koormusega ikkagi töötavad ettevõtluse kõrvalt või siis teine variant ka, et kui sa oled näiteks teenusepakkuja, siis võib samamoodi olla, et sinu käest küsitakse CV-d selleks, et noh, nii-öelda seal kuskil konkursis osaleda kas või teenusepakkujana ja samamoodi siis nii-öelda osata neid asju siis nii-öelda õigesti sättida ja seda LinkedIni profiili üles seada ja et see on teatud valdkondades on see ülioluline, et see LinkedIn ongi nagu sinu CV.
seda küll, aga siis ma jagan seda linki praegu siin meile ja saab siis pärast panna ka Facebooki. Ja, et Kristiina saab lisada meil sinna Facebooki chati, nii et saavad huvilised ka siis vaadata. Aga värbamine üleüldse ongi üks keerulisemaid protsesse ettevõttes. Nagu ma ütlesin, siis mina olen ka nii-öelda korduvalt pidanud seda tegema, iga jumala kord ma mõtlen, et ei, järgmine kord ma võtan kellegi appi, et ma seda ise ei tee, aga ikka ma olen selle sama vea teinud. et teen ikkagi üksinda. Aga millega siis või kuidas siis personali leidja täpsemalt saab ettevõtjaid aidata, et millised protsessid saavad enda peale võtta või milline see protsess siis üldse välja näeb? No ma arvan, et siinkohal vast võikski võtta ette need eduka värbamise 10 sammu, et kindlasti esimene asi, millega me aitame täiesti tasuta, on see profiili paikapanek. Ehk siis esimene eduka värbamise samm ongi see, et tea, keda sa otsid. Tavaliselt, mis on see, et kui ettevõtja pöördub meie poole ja ütleb, et soovib abi, siis teeme temaga kohtumise ja küsimegi hästi-hästi palju küsimusi selleks, et panna paika see ideaalse töötaja selline profiil ja saada aru, et mille jaoks siis täpselt seda uut inimest vaja on, mida ta tegema hakkaks, mille eest ta vastutab, mismoodi tema tööpäevad välja näevad. Ja muidugi väga oluline asi ka, mille peale mõelda on see, et mida me talle vastu pakume. Et tänapäeval oleneb muidugi hästi palju ka rollist, aga ega palk ei ole ainuke asi, mis inimest huvitab, kuigi ka palk on väga hea asi, mida võiks välja tuua. Et hästi paljud kandidaadid nagu väga ootavad seda, et vähemalt palgavahemik oleks teada. Aga igasugused muud hüved ja kodukontori võimalused ja paindlikud tööajad ja nii edasi, et alles siis, kui see profiil on paigas, alles siis saab hakata nagu järgmiste sammude peale mõtlema. Et tihtipeale on see, et ettevõtja nagu saab aru küll, et tal on abi vaja ja et ta nagu enam-vähem aimab, et mida see inimene võiks hakata tegema, aga kui sa küsidki, et okei, et millised arvutioskused sellel inimesel peavad olema, mis keeli ta peab suutma rääkida, kas tal mingeid sertifikaate on vaja, kas tal mingid juhiload peavad olema, kas ta peab töötama kellast kellani või tal on vabadus oma tööaegu valida, kas sa pakud talle mingit koolitust ettevõtte poolt ja nii edasi ja nii edasi. Et siis on see, et jookseb korraks nagu juhe kokku, et issand, ma ei ole mõelnudki selle peale. Aga tegelikult tuleb see kõik enne paika saada. No väga hea soovitus ja, et juba enne läbi mõelda need mingid asjad, et pärast mõtlema hakata võib-olla hilja või siis see mõjutabki seda värbamise protsessi ka seal juba, et kuidas see tulemus seal lõpuks siis on. Ja, et see on ka üks koht, kus värbamine on tegelikult hästi sarnane turundusega, et turunduses samamoodi. Esimene asi, mida alati öeldakse, on see, et saa aru, kes on sinu klient, pane paika oma ideaalse kliendi profiil, sest et muidu sa ei oska talle turundada. Et värbamises on täpselt sama asi, et sina kui tööandja tegelikult ju ka põhimõtteliselt müüd ennast maha sellele potentsiaalsele kandidaadile, et sa tahad ju meelitada võimalikult palju häid kandidaate enda konkursile ja kui sa ei saa isegi aru oma peas, milline see hea kandidaat on või mis teda just nimelt kõnetab, siis kuidas sa saad teda meelitada? Ja, igati nõus. Kas sa oskad, kindlasti oskad meile küsimuski, välja tuua selle suurima erinevuse selle vahel, et kui värbamisprotsessi viib läbi nii-öelda spetsialist ehk et siis värbaja või kui seda viib läbi, ma ei tea, juhatuse liige ise siis näiteks või keegi ettevõttes, kes siis lihtsalt on sinna rolli pandud? Et mis on see erinevus või? Mis on see erinevus jah, või need kõige suuremad vead siis, mida selle juures tehakse? Neid võimalusi on nii palju. Kõige suurem viga, mis võib juhtuda, on see, et valitakse vale inimene. Aga ma ütleks, et esimene võib-olla kõige käega katsutavam erinevus on see, et kui palju see juht ise peab panustama enda aega. Et niisuguse korraliku värbamiskampaania otsast lõpuni tegemiseks võib vabalt kuluda umbes 100 töötundi. Et küsiks siis nagu niipidi, et okei, kui palju maksab sinu üks töötund, kui sa seda peaksid müüma näiteks konsultatsioonina või kui sa näiteks mõtled, et sa saaksid oma ettevõttele mingeid uusi paremaid strateegiaid samal ajal välja mõelda, et mis on alternatiivkulu, eks ju. Et muidugi, okei, seda võib ise teha,
aga noh, kindlasti on mingeid variante, et kuidas seda aega saaks paremini ära kasutada. Ja siis ongi see, et kui inimene praegu mõtleb, et see 100 tundi loll jutt on, et ma ei tea, viskan kuulutuse üles, räägin 5 inimesega telefonis, kutsun 2 tükki kohale, teen paar pooletunnist vestlust ja ongi asi ants, ma ei tea, 10 tundi maksimum on ju. No siis ma võin garanteerida, et 99 juhul 100 sa valid vale inimese. Ja see võib võtta ka aastaid, et sellest aru saada, sest et mõnikord lihtsalt on see, et tagantjärele tulevad need taipamised, et oi pagan, sellega läks nüüd pahasti. noh, aeg, ma arvan, et on esimene. Kulu nii-öelda vale inimese värbamisega on võib-olla isegi kordades suurem kui see kulu, mis oleks läinud värbamisspetsialistile, kes oleks kohe selle hästi juba ära teinud, eks ole. ja no sa isegi ju tõid välja, tegelikult oleks hästi põnev kuulda ka lühidalt, et mis see sinu nagu kogemus oli, et sa mainisid ka, et sul läks nagu natukene nihu, onju. Et ma ei tea, kas sa tahad ka paari sõnaga jagada, et mis sul juhtus? Ja no eks minu puhul ongi see põhiline, et kui emotsioonid jäävad sisse et sa teed mingeid asju emotsiooni ajendil või sa ei taha kellegi tundeid riivata või mis iganes, et tahad kellelegi nagu mingit heategu teha ja siis loobud üldse selle värbamisprotsessist ja võtad kellegi tuttava siis tööle ja lõpuks saad aru, et tegelikult see ei olnud üldse hea mõte. Või siis emotsioonide puhul, et neid otsuseid teha ei tohi, et samamoodi, et kui sa emotsiooni ajal teed selle otsuse ära, siis pärast sa saad aru, et tegelikult kui ma emotsiooni pealt ei oleks teinud, siis ei olekski seda otsust teinud üldse, on ju. Et eks see on see põhikoht. No korra ma olen nagu endale suutnud kindlaks ka jääda, et kui ma sügisel või suve lõpus eelmine aasta otsisin endale assistenti, siis ma olin nagu hästi resoluutne enda suhtes, et et ma ei tee neid vigu seekord, et nüüd ma nagu korralikult, et kuulan kõik ära ja siis ma pärast otsustan, et ma kellelegi otse midagi nagu ei ütle. Ja siis selles mõttes oli väga edukas nagu lõppkokkuvõttes, et see koostöö sujus väga hästi ja tõesti saigi hea assistent, et see saigi kõige nagu kogemuste ja kõige selle pealt, et õige inimene, et ei olnud emotsiooni seal taga. Sest No et super. ja naistena veel eriti, nii et see emotsionaalne pool on ju niivõrd oluline, et sa ju vaatad nagu selle järgi, et kes sulle tundub isiksusena parasjagu kõige toredam või mis iganes, aga see ei pruugi alati olla see kõige parem valik. Just, see on niisugune naljakas kogemus ka, et tavaliselt ongi mitu etappi on just selleks hea, et sa saad nagu mitme nurga alt inimest näha, onju. Ja tavaliselt need, kes alguses tunduvad sellised nagu täiesti nagu keskpärased või siuksed hallid hiirekesed, on need, kes lõpuks tegelikult osutuvad kõige paremateks valikuteks ja need, kes sulle alguses kohe on sellised, et vau, tema võtaks kohe tööle, siis tegelikult sa hakkad nende kohta avastama, et mitte mingil juhul hoia eemale. Aga ma ei tea, läheks siis äkki edasi. Me tegelikult rääkisime siin juba sellest teisest sammust ka, et eduka värbamise käsk number 2 on see, et mida pakud sina, ehk siis ongi see, et kui sa saad aru, kes on see sinu ideaalne töötaja või kandidaat, et siis mõelda välja, et mis just teda kõnetab. Et sellest me rääkisime, eks ju, et lisaks palgale on veel muud asjad, mida oodatakse. Kindlasti need on erinevates valdkondades. Aga just, et paneks nagu südamele, et lähtuda sellest ideaalse töötaja profiilist, et kui sul on, ma ei tea, 10 erinevat ametit ettevõttes, siis sa ei saa nagu eeldada, et kõiki neid inimesi huvitavad needsamad boonused. Et ühe jaoks on võib-olla hästi oluline, et ta saaks oma lapsi lasteaeda viia ja siis hiljem tööle tulla. Teise jaoks võib-olla on oluline, et ta saaks mingeid koolitusi sinu kulul. Kolmas võib-olla tahab tööautot saada, 4. tahab, ma ei tea, lisavabu päevi, on ju, et mingid pikki nädalavahetusi kuskil maal teha. Mis iganes see on, et inimesed on erinevad, et pigem nii palju kui vähegi võimalik lähtuda just sellest inimese profiilist. Aga käsk number 3 on see, et anna aega. Et ka me natukene rääkisime, et kui värbamist ikkagi teha korralikult ja õigesti, siis see võtab aega tahes-tahtmata ja kasvõi juba selle mõttega, et inimesed tööturul ei vaata ka ju nagu iga päev kogu aeg lakkamatult neid töökuulutusi, et kasvõi selleks, et saada natukene suuremat valimit, sa tahad anda aega, et ei tasu nagu kiirustada selle kampaaniaga, et ikkagi minimaalselt kuu aega võiks olla see kandideerimine avatud ja arvestada sellega, et tõesti need intervjuud ja võib-olla mingid praktilised testid või soovitajate kontrollid või mingid lisaintervjuud või mis iganes etapid need seal parasjagu on, et need kõik võtavad aega,
sa ise ei saa seda nii intensiivselt teha, et see on nagu non-stop, ma ei tea, 4 nädalat tegeleda ainult värbamisega, sul on ikka mingid muud tegevused ka, onju. Või isegi kui sa kasutad teenust, siis samamoodi need inimesed nagu tilguvad, mingid ajad muutuvad, keegi jääb vahepeal haigeks, keegi lükkab oma aegu edasi, onju. Et tasub seda asja pigem võtta rahulikult. Enamus kliente, kes tulevad, on muidugi sellised, et oi-oi, nüüd ma avastasin, et mul oli eile vaja seda töötajat, onju. Aga isegi kui oli, siis pigem kannata ära see mingi 3, 4, 5 kuud, oleneb rollist, onju. Ja teeme seda asja korralikult ja õigesti, sest et kui sa kiirustad, okei, sa saad omale kuu ajaga mingi töötaja ja siis sa jällegi avastad, et see ei ole ikkagi see inimene, keda sa ootasid või lootsid või tahtsid või vajasid. Ja siis sa hakkad seda kõike uuesti tegema, noh siis on ju lõpuks veel suurem ajakulu. Et pigem teha ükskord õigesti. Aga millal, ütleme, kui see värbamise protsess, ütleme, see kandideerimise aeg on niisugune kuu aega, siis millal tuleks neid vestlusi läbi viima hakata, et kas tavaliselt siis nagu paralleelselt juba selle ajal, kui see kandideerimine käib või tehakse siis pigem seda pärast siis, kui on nagu kandideerimine läbi saanud? Mina soovitaks teha nii vara kui võimalik, et ikkagi jooksvalt kogu aeg võtta neid intervjuusid juba hakata tegema, samal ajal kui kandideerimine lahti, sest et noh, kujutad ette, et sul on kuu aega on kandideerimine lahti ja siis sa hakkad tegema kõikide nende inimestega intervjuusid või noh, okei, teed seal mingi eelvaliku, onju. Aga noh, esiteks paljud nendest on juba ammu nagu ära unustanud, et nad üldse kandideerisid su juurde või siis leidnud juba uue töö, onju. Ja teiseks on see, et sul endal on see koormus on nagu niivõrd suur, et pigem ikkagi need võiksid käia paralleelselt. Aga mis siis saab, kui kandideerimine alles käib ja juba esimesel nädalal on tunne, et vot ma leidsin õige inimese? Et kas siis tuleks ikkagi lõpuni viia see, oodata see 30 päeva ära ja siis nii-öelda teha see lõplik otsus või kuidas siis sellisel juhul käituma peaks? No nii kiiresti ma ei usaldaks seda tunnet, mis tekib, see ongi pigem just see nagu petlik ja natuke ohtlikult petlik tunne. Kui sul on väga hea värbamisprotsess ja sa oled kõik need etapid jõudnud läbi käia selle inimesega, siis ma võib-olla mõtleks selle peale, jah. Et muidugi sul ei ole mõtet nagu hoida seda ühte inimest ootel lihtsalt sellepärast, et igaks juhuks käia läbi ka teised. Aga kõige olulisem on see, et sa ikkagi nagu oled täiesti veendunud selles, et see ei ole esmakohtumise põhjal, et ta tundub nii äge. See tunne on tihtipeale see, mis osutub nagu totaalselt valeks. Et ikkagi kõik värbamisprotsessi etapid tuleks läbi käia ja kui sa siis oled täiesti veendunud, no siis miks mitte. Okei, jah, hästi. No vot, aga mis on siis 4. käsk, on see, et heida lai võrk. Ehk siis noh, jällegi, et kuna need kandidaadid ei ole nagu kogu aeg non-stop igal pool tööd otsimas, et siis tasub mõelda kõikvõimalike kanalite peale, kus sinu ideaalse kandidaadi nii-öelda profiili esindajad siis võiksid liikuda, et kindlasti tööportaalid on omal kohal, et CV Keskus, CV Online, mõned teised võib-olla ka, et kui on sellised väga mingid nišikad alad, noh, ma ei tea, mingid disainerid ja turundajad näiteks liiguvad Meet Frankis rohkem ja nii edasi. Või siis ka näiteks mingid erialased portaalid, et võib-olla tasub sinna mingi bänner panna. Jällegi, kui on piisavalt sihuke nišikas teema või siis sotsiaalmeedia. Alati ma soovitan teha ka sotsiaalmeedia reklaami, sest et pahatihti need inimesed ei liigu tööportaalides, kes on just need kõige paremad kandidaadid, et nad pigem on sellised passiivsed, et nad võib-olla hoiavad nagu ühte silma lahti, et kui kuskil midagi põnevat liigub, siis nad võivad mõelda töökohavahetuse peale, aga nad ei käi aktiivselt uut töökohta otsimas, sest neil on juba mingi normaalne töökoht olemas. Et tihtipeale jah, sihuke kombinatsioon erinevatest kanalitest on see, mis töötab kõige paremini. Ja võiks mõelda jah, et mis on kõik need võimalikud kohad ja muidugi ongi enda orgaanilised kanalid, et ettevõtte koduleht, sotsiaalmeediakanalid, võib-olla isegi kui käiakse kuskil, ma ei tea, messidel või laatadel või noh, see oleneb hästi palju sellest valdkonnast jälle, aga et mitte nagu meelega piirata ennast mingite konkreetsete kanalitega. Et ma panen ainult Töötukassasse, sest et seal on tasuta kuulutamine, ongi kõik, onju. Et kindlasti see ei too väga häid tulemusi, kui ainult ühte kohta kuulutus panna.
Ja. Nii, aga jah, ja siis töökuulutuste osas ka, et noh, jällegi, et need tuleks alati koostada vastavalt siis sellele inimese profiilile. Et noh, alates juba sellest, et kui noor see sinu ideaalne töötaja võiks olla või kui vana või nagu kogenud, mis sõnavara ta kasutab, mis teda huvitab, kas teda tõmbavad pigem hästi selged ja konkreetsed siuksed tekstilised kuulutused või pigem mingid hästi erksad ja värvilised ja ägedad mingid graafilised pildid, onju. Et seal on ja kui on võimalik, siis võiks testida. Tegelikult oleks kõige parem. Aga eduka värbamise käsk number 5. Küsi õigeid küsimusi ja kohe koos sellega ka number 6. Veendu produktiivsuses. Ehk siis jälle üks suur üllatus minu jaoks oli see, et isegi väga vanad ja mainekad ettevõtted ja suured ettevõtted ei ole kasutanud tööintervjuudeks mingeid konkreetseid põhjasid, mis on jällegi, noh, see on täpselt see, et tuled oma erialalt ja siis sulle tundub kõik nii iseenesestmõistetav. Mina nagu mõtlen, mis mõttes ma isegi ei mõtleks mitte ühegi intervjuu peale enne, kui mul ei ole olemas intervjuu põhja. Ühesõnaga, mis see point on see, et sa jällegi võtad rahulikult aega selleks, et mõelda läbi, mis küsimusi sa tahad küsida ja siis sa küsid päriselt neid samu küsimusi täpselt samamoodi iga kandidaadi käest, kellega sa vestled. Sest et muidu sul ei olegi võimalik neid üldse võrrelda ja siis ongi täpselt see, et kes oskab ennast väga hästi esitleda ja väga hästi maha müüa, siis ta mängibki sinu emotsioonidega ja ta manipuleerib su nii hästi ära. See ei pea üldse olema pahatahtlik, selles suhtes mõni inimene lihtsalt loomuomaselt oskab seda nii hästi teha, et ta jätabki endast nii hea esmamulje ja siis sa oledki tast nii vaimustuses ja siis tegelikult tuleb välja, et oih, ta ei ole üldse selle ameti peale õige inimene. Et kindlasti, mis iganes need õiged küsimused on, ilmselt sa ise tead seda kõige paremini. Ma ei hakka siin ette ütlema mingid kõige, ma ei tea, parimaid intervjuu küsimusi. On mõned minu lemmikud, mida ma omast kogemusest võin soovitada, aga jällegi iga valdkond ja roll on ka erinev. Kindlasti, mis ma soovitaks, on panna sinna natukene siukseid situatsiooni küsimusi, ehk siis, et mida sa teeksid olukorras, kui, et näha, kuidas inimene mõtleb, kuidas ta mingeid olukordi lahendab ja paluda tuua siis hästi konkreetseid ja spetsiifilisi näiteid. Ja see produktiivsuse teema on see, et meid tegelikult ei huvita eriti see, mida inimene on teinud või mida ta praegu teeb või mis on ta kogemused, niivõrd kui meid huvitab tema võime tuua tulemusi. Ehk siis see on üks hea asi, mis ma õppisin SkyProfis, et näiteks, ma ei tea, võtame tänavapuhastaja, onju. Et tänavapuhastajat ei palgata tööle selle jaoks, et ta käiks ja puhastaks neid tänavaid. Tänavapuhastaja palgatakse tööle selleks, et need tänavad oleksid puhtad. Ja just, et seal on nagu hästi väike vahe justkui, aga ka hästi suur vahe. Ehk siis mina alati nagu üritan teha selgeks, et kas inimene saab aru, mis on see point, miks ta neid tegevusi teeb, ehk siis mis on see nende tegevuste tulemus. Ja kui ta suudab tegelikult nagu aru saada sellest põhimõttest ja ta suudab ka tuua konkreetseid näiteid, kuidas ta oma varasematel töökohtadel on loonud tulemusi, siis mul on ka lihtsam nagu teda välja õpetada, koolitada teda tegema mingeid uusi asju. Ja see tegelikult annab mulle palju rohkem kui see, et ta on juba teinud mingeid konkreetseid asju, sest et see, et ta neid tegevusi on teinud, isegi kui see on, ma ei tea, 10-aastane kogemus, see ei garanteeri mulle seda, et ta reaalselt nagu on tulemustele orienteeritud ja et ta suudab neid eesmärke saavutada. Ja see sõltub nendest väärtustest kindlasti, on ju, et kas need väärtused on samad, et see, kas või selle puhtuse näitel on ju, et see puhtusel ja puhtusel on ka vahe, et ühe jaoks see puhtus ongi võib-olla, et lükkad lihtsalt laiali, aga teise jaoks on oluline, et ongi kõik nagu särav ja läikiv, on ju. Et see on põhimõtted seal juures. No väga hea igal juhul siia juurde jällegi, et hinnata sellisel kujul. Aga ma küsin, et töövestluste puhul, et kui palju on oluline nagu selliseid
tulevikuvaateid ka uurida töötaja käest, et noh, nagu need ikka räägitakse, et 5 või 10 aastaku plaan, et kas selliseid asju peaks küsima ka töötaja käest või ei ole see teatud rollides nii oluline? no kui see sinu jaoks on väga oluline, siis sa muidugi võid küsida ja eks seal on ka erinevaid asju, et noh, oleneb, mida sa sealt välja tahad lugeda, onju. aga no ma ei näe nendel nagu õudselt suurt mõtet nendel küsimustel, sest et isegi noh, ma ei tea, kui keegi minu käest praegu küsiks, et mis mu 5 aasta plaan on, noh, muidugi ma võin mingid eesmärgid ja suunad nagu välja tuua, onju, aga fakt on see, et ma arvan, et juba 2 aasta pärast ma räägin nagu hoopis teist juttu, sest et noh, võimatu on tegelikult nii pikalt asju ette näha, onju. eriti veel, kui inimene kandideerib uude töökohta, siis seoses selle töökoha saamisega juba tal elus nagu toimuvad mingid muudatused ja noh, 5 aastat on väga pikk aeg, isegi aasta on väga pikk aeg. et muidugi võib nagu uurida, et noh, mis ta suunad nagu enam-vähem on. et eriti võib-olla ongi see olulisem näiteks nooremate inimeste puhul, et kui on nagu sellised noh, ma ei tea, mingi ülikooliealised on ju, et noh, mis nad mõtlevad, et kas nad tahavad leida nüüd tööd ainult 1 semestriks või nad tahavad leida tööd nagu ka pärast ülikooli lõppu, mida jätkata või noh, mingid sellised teemad, aga jällegi, ega tegelikult nad ise ka ei tea. et see küsimus ei anna sulle ilmselt nagu seda kindlustunnet, mida sa loodad sealt saada. aga noh, muidugi võib küsida. Ja ei, ma lihtsalt olen ise, ütleme õpingute käigus, et alati, kui on see personalivaldkonna ained olnud, siis on alati nagu mingi kohustuslikus korras need küsimused seal sees olnud, et mida nii-öelda töötaja käest küsida ja ma olen ise alati samuti mõtlenud, et isegi kui mul on nagu mingi visioon, mida ma tahan, ma ei tea, 5 aasta või 10 aasta pärast, kuhu ma tahan jõuda, siis tegelikult mul niisugust nagu kindlat plaani nagu ei ole, et vot 5 aasta pärast ma tahan siin olla, on ju. Et kõik on selles mõttes muutumises ja siis ongi, et kui ma mõtlen isegi, et ma ei oskaks nagu hästi vastata, siis ma mõtlengi, et aga miks ma peakski küsima, sest et mulle tundub, et ega teised ka ei pea kõike seda teadma või noh, ongi, et mis see mulle siis annab. ja just, et pigem ma võib-olla laiendaks või sõnastaks seda küsimust natukene ümber, et noh, ma saan aru, et kui sa tahad näiteks testida seda, et kas inimene üldse nagu mõtleb oma tuleviku peale või et kas ta üldse nagu seab endale mingeid pikemaid eesmärke või on ta sihuke, et ma ei tea, suva vaatan, mis elu toob, onju. et noh, siis võib-olla jah, on siuksed tulevikku vaatavad küsimused head, aga võib-olla siis sõnastaks neid juba kuidagi nagu teistmoodi. Väga hästi. jah, aga väga hea täpsustus. siis mida veel võiks intervjuul teha või siis pärast intervjuud on eduka värbamise käsk number 7, tutvu isiksusega. ja selle jaoks ka pigem kasutada mingisugust struktuuri. kindlasti võiks küsida intervjuul mingeid siukseid küsimusi, mis siis käivad nii-öelda nende pehmemate väärtuste kohta. jällegi, need võivad olla mingisugused situatsiooni küsimused vabalt. et just, et näha, kuidas inimene mõtleb, kuidas ta reageerib teatud olukordadele. noh, eriti näiteks, ma ei tea, teenindussektoris on väga hea kohe neid näiteid tuua. näiteks ongi, et mäletan kunagi, kui ma HM-i kandideerisin tööle, see oligi siis juba, issand, rohkem kui 10 aastat tagasi, siis oli näiteks selline küsimus, et sa töötad poes ja poodi tuleb ema väikese lapsega, väiksel lapsel on käes jäätis ja siis ema vaatab rahulikult kuskil riideid omaette, siis see väike laps käib ja mäkerdab selle jäätisega poes riideid, onju. mis sa teed? ja see oli nagu jumala äge küsimus selles suhtes, et inimeste vastused olid ka väga erinevad, seda küsiti rühmaintervjuul veel. et noh, kes oli sihuke, et ütleks kohe rongelt, et teie laps siin määrib ja küsiks umbes raha ta käest mingi kompensatsiooniks, onju. ja kes oleks sihuke, et oi, no ma ei tea, et ma võib-olla üritaks kuidagi vaikselt ringiga minna ja noh, kes on siis sihuke kuldne kesktee, et läheks viisakalt ja pöörduks selle ema poole, ütleks, et vabandage, et kuulge, et noh, et äkki te saate oma lapsel silma peal hoida, onju. et sellised küsimused võivad väga hästi näidata ära, aga ka isiksuse testid on täiesti omal kohal. et soovitan isiksuse teste, kui kellelgi on täpsemat huvi, ma võin pärast jällegi jagada enda mõnda lemmikut linki sinna kommentaaridesse pärast seda, kui me oleme lõpetanud, et enamasti mul kliendid eelistavad tasuta teste, mis on ka siuksed noh, kõige lihtsamad, kõige kiiremad, võib-olla siuke natukene nagu populaarteaduslikumad, aga noh, on ka väga põhjalikke ja väga siukseid noh, rohkem nagu teaduspõhiseid. et täiesti seinast seina, igaühele leidub midagi sobivat. ma olen ise neid palju erinevaid läbi teinud ja eks nendes kõigis on nagu
ikkagi mingisugune tõetera sees, et nad ei pane päris pange. Nad on erineva metoodikaga, nii et sellest suhtes oleneb jällegi, et mis see eesmärk on, mis nurga alt sa tahad seda isiksust testida, aga kindlasti ma soovitan nagu vähemalt midagigi teha endal meeskonnas ära. Et tugev meeskond on selline, kus erinevad osapooled siis täiendavad üksteist, on ju. Et kui sul on kasvõi näiteks ainult 3 inimest tiimis ja nad kõik on iseloomu poolest hästi sarnased, siis tekib ka palju probleeme ja mingid kohad nagu võimenduvad üle ja mingid kohad on täiesti katmata. Et pigem võiks ikkagi proovida niimoodi, et punkt 1, et see inimene sobiks selle ametikohaga, et näiteks, et kui ametikoht nõuab hästi palju suhtlemist, et siis sa ei võta sinna nagu väga tugevat introverti, on ju. Ja teine asi siis, et inimesed meeskonnas omavahel klapiksid ja täiendaks üksteist. Kas seda isiksuse testi peaks siis juba vestluse käigus laskma ära teha siis kandideerijal või millal seda tegema peaks siis? Pigem kõige parem aeg ilmselt oleks pärast esimest vestlust. Et kui on juba näha, et jah, et selle kandidaatiga võiks edasi minna ja on näha, et kandidaat ise ka on ikkagi nagu huvitatud, et siis pigem, et neid on ikkagi hea nagu omaette kodus teha, mitte niimoodi, et keegi vaatab sulle hingab kuklasse samal ajal. Et pigem ikkagi, et isegi see kõige kiirem test võtab mingi 10-15 minutit ikka aega, et mõttetu on seal samal ajal kõrval passida. Ja, väga super. Sa võid muidugi pärast linke jagada sinna grupi chati, ma usun, et hea meelega nii mõnigi vaataks ja ma isegi vaataks. Just, et pange mulle kohe sinna kommentaar ka, siis on kindel, et ei lähe meelest ära ja pärast jätan need lingid. Nii, aga siis käsk number 8, kasuta praktilisi ülesandeid. Ma võib-olla küsiks jälle, Margarita, sinu käest, et kas sina näiteks oled kunagi teinud või ise kasutanud mõnda sellist praktilist testi või ülesannet? Selles mõttes ei ole, et kuna mul on, no võib-olla see on ka viga, aga et ma selles valdkonnas võib-olla ei oskakski, et ma olen niimoodi avalikult ainult assistente otsinud. Ja sel juhul ma nagu ei olegi leidnud, et milline see proovitöö peaks, jah, ühel juhul tegelikult olen teinud ka, et siis, kui ma otsisin artikli kirjutajat, et siis ma tegelikult lasin proovitööd teha, et valisin nii-öelda ise teema, siukse lihtsama teema ja lasin nii-öelda proovitöö artikli siis kirjutada kõikidel huvilistel, et siis ma nägin nagu selle käekirja ära ja kuidas siis nagu, see pool võiks nagu sobida. Aga assistendi puhul ma ei ole nagu osanud seda teha, et millisel kujul see siis olema peaks, see nii-öelda test. Ja no raamatupidamise poole pealt, et ongi kuidagi on nagu sattunud, et ma olen nagu kuidagi, ma ei tea, kas soovituste põhjal või siis tutvuste kaudu, et kes on praktikal olnud, et siis ma olen nagu võtnud pärast tööle, et ma näengi, et see isiksus sobib ja kõik mulle juba sobib, et siis on nagu hea koostööd alustada. Aga jah, tulevikus kindlasti, et kui ma nüüd mingi hetk hakkan juba nagu ütleme, pädevat raamatupidajat otsima, kes nullist lõpuni kõike oskaks nagu teha, et siis tõenäoliselt peaks küll mõtlema selle peale, et kuidas neid praktilisi teadmisi päriselt kontrollida juba vestluste käigus ka. Ja, mul on üks hea raamatupidamisfirma soovitada, kus me just tegime natuke aega tagasi värbamisprotsesside sellist ülevaatamist ja täiustamist ja siis ka just nimelt panime seal paika need praktilised ülesanded raamatupidajate testimiseks. No vot, väga hea. Ja, aga jah, need testid võiksid olla selles suhtes pigem nagu lihtsustatud ja nende eesmärk jällegi on see, et inimene ei pea teadma, vähemalt enamjaolt ei pea teadma neid tööspetsiifilisi asju. Pigem on see, et sa tahad aru saada, kuidas ta asjale läheneb ja kuidas ta mõtleb ja miks ta mingeid asju teeb nii, nagu ta teeb. Näiteks assistendi koha pealt. Et oli üks assistendi värbamine ja siis üks proovi ülesanne oli siis niisugune lihtne teksti tõlkimine. Aga tegu oli hästi nagu valdkonna spetsiifilise asjaga, et üks niisugune toode, üks jubin ja selle toote kirjeldus siis põhimõtteliselt. Ja näiteks oli siis üks kandidaat, kes nägi nagu mingi tund aega roppu vaeva ja siis tõlkis seda kogu teksti nagu käsitsi, on ju, ja siis vahepeal jäi mingite terminitega hätta, siis neid ta vaatas Google Translate'ist ja siis pani seal tõesti nagu
mingi seosetut juttu, noh, Google Translate annab sulle ju mitu erinevat vastet ilma kontekstita, kui sa lihtsalt ühe sõna paned, onju. Ja noh, lõpuks ühesõnaga ta nägi mingi tund aega vaeva ja siis kogu tekst oli nagu täielik pudru ja kapsad ja nagu noh, kontekstist täiesti väljas ja nagu mingi seosetu jutt, onju. Ja siis oli teine kandidaat, kes võttis selle jubina, nimetuse, guugeldas korra, vaatas, et Eesti ühes e-poes on seesama jubin müügil ja kogu see tootekirjeldus on üks-ühele sinna nagu juba ära tõlgitud ja siis ta copy paste'is selle jutu lihtsalt ümber, luges üle, vaatas, et tundub jumala loogiline, okei, onju. Ja see asi oli 10 minutiga tehtud, onju. Ehk siis siit tuli jälle välja see, et kes tahab tööd teha lihtsalt ja kiirelt selleks, et luua nagu parimat võimalikku tulemust ja kes teeb tööd lihtsalt selle tegemise pärast ja siis rassib ennast mõttetult vaeva ja nagu tulemus ikka ei ole hea. Et jah, ja noh, lõppkokkuvõttes on see, et ega meil ei olnud vaja, et nagu 5 inimest sedasama teksti nagu tõlgiks meile, onju, vaid me tahtsime just nimelt näha, et kuidas nad sellele ülesandele lähenevad. Noh, kui on mingi kätega töö, noh, siis on nagu eriti lihtne, et saab kutsuda lihtsalt näiteks nii-öelda proovipäevale või siis noh, vaadata sealt samast kõrvalt, onju, et okei, noh, ma ei tea, kas ta nüüd oskab seda tööriista kasutada või ei oska, onju. Aga sellega on natukene see risk, et jällegi, et need ülesanded peavad olema võrreldavad. Et kui sul näiteks üks inimene tuleb, noh, ma ei tea, ehitajaks kandideerib ja peab seina värvima ja siis järgmine inimene peab kipskarkassi paigaldama ja siis veel järgmine inimene tuleb mingit põrandat panema, onju. Et noh, siis sul ei ole võrdlusmomenti nende vahel. Et tuleks ikkagi leida selline variant, kus kõik need proovipäevalised teevad ühte sama asja. Ja kui ma praegu mõtlen, siis kunagi ühele töökohale kandideerides, kui ma kandideerisin tarkvara konsultandiks, siis meil olid ka prooviülesanded ja no seal vist oli äkki 5 ülesannet või midagi sellist ja kõik olidki nagu praktilised, aga kõik olid nagu kirjadele vastamised nii-öelda nagu päriselulised ülesanded siis, et oligi mingi päriselt saadetud kiri ja siis sa pead vastama, et ja siis eesmärk tegelikult ei olnud ka neil nagu vaadata, et kui hästi sa seda tarkvara tunned, sest võib-olla sa ei tunnegi, on ju, et kui sa ju väljastpoolt tuled. Aga just see, et näha nagu seda kliendi suhtlust poolt ja selles mõttes jah, praegust mõtlen ka, et tegelikult assistentide puhul on ka hea ju testida tegelikult seda kirjutamise oskust, et paratamatult kõigil seda ei ole ja sa saad selle järgi nagu ära näha, et kas see assistent oskab ka selliselt suhelda, nagu sinu ettevõttes kombeks on või see, kuidas sul endal tavaks on, et see kiri on ikkagi viisakas, korrektselt üles ehitatud ja kõik see pool. Just ja noh, tegelikult on ju see, et noh, me ei ole enam nagu põhikoolis, et kus on see, et spikerdada ei tohi, et pigem on see, et spikerdada muidugi võib, et see on pigem väga julgustatud, et jumala eest, kui sa leiad mingit tööriistu ja kasutad neid, et oma elu lihtsamaks teha, siis palun tee seda. Et noh, ma ei tea, kas või seesama kirja kirjutamise näide, et okei, kui ongi keegi, kes noh, tema tugevus ei ole see kirjade kirjutamine, siis noh, näiteks mingi ChatGPT või teiste tööriistade abiga, Grammarly ja mis need kõik abimehed on, onju. Ta võib ka luua sulle suurepärase kirja, onju. Ja see on täiesti okei, et ta kasutab neid abivahendeid siis, kui see tulemus on hea. Ja minul üks ettevõtja ka kunagi mainis just seda, et tema on võtnud selle ChatGPT abiks, kui temal on vaja vastata siis nendele kaebekirjadele nii-öelda, et kui on mingi mure olnud, et ütleski, et tema ise ei oska kunagi nii hästi sõnadesse neid asju panna, aga ChatGPT oskab nagu need kirjad teha nii nagu emotsionaalseks, et see inimene, kes selle kirja saab, et tal on tõesti tunne, et ta on nüüd hoitud ja tema murega tegeletakse ja hoolitakse ja kõik see. Et tegelikult võib-olla jah, saabki, et kui endal nii head kirjaoskust ei ole, siis tegelikult on see päris suur abimees. Ja, absoluutselt. No vot ja siis tegelikult olemegi jõudnud lõpusirgele, et eduka värbamise käsk number 9 on siis see, et austa kõigi panust. Ehk siis noh, ilmselt pärast seda, kui me oleme, eks ju, küsinud õigeid küsimusi ja tutvunud inimese isiksusega ja veendunud nende produktiivsuses ja kasutanud praktilisi ülesandeid. Ja muidugi soovitajate kontroll on ka üks asi, millest me eraldi veel ei rääkinud, et soovitajaid, see läheb selle produktiivsuses veendumise alla tegelikult, et alati tasuks helistada inimese soovitajatele. Aga ühesõnaga, ütleme, et me oleme need etapid kõik läbi teinud, siis me tahame veenduda selles, et see värbamiskampaania saab lõpetatud niimoodi, et iga kandidaat saab vastuse
see on nii oluline ja see on tegelikult nii väike asi, aga hästi paljud ettevõtjad seda ei tee, kas siis taotluslikult või siis lihtsalt, sest et noh, ongi, ei ole aega, on kiire või siis kuskil on see info üldse nagu kaduma läinud. Pole mingit head protsessi selleks, et aru saada üldse, ma ei tea, kes on vastuse saanud, kes ei ole, kust kaudu need kandidaadid on tulnud või mis iganes. See on üks asi, mille üle kandidaadid nii väga nagu kaebavad ja põhjusega ka, et see tekitab õudselt palju stressi, sest nemad tegelikult näevad väga palju vaeva tööle kandideerides, nad panustavad hästi palju oma aega, oma energiat ja nii edasi, onju. Ja kui nad isegi ei saa seda eitavat vastust, noh siis see ootamine on tegelikult kõige õudsem asi. Et nagu tõesti, palun, kui sul on, ma ei tea, kasvõi 100 kandidaati ja sa valid lõpuks selle ühe välja, siis palun veendu, et kõik need 99 ülejäänud kandidaati on saanud su käest tagasiside. Esiteks on see, et noh, see on inimlik austus, on ju. Võib-olla mõtle ka, et hea karma, ma ei tea, käitud teistega nii, nagu seda sinuga käitutakse, mis iganes. Teine see on see, et ta on puhas nagu bränding. Sest et kui see kandidaat saab sinu käest niisuguse negatiivse kogemuse, siis punkt 1, ta käib kindlasti oma sõprade juures ja räägib, võib-olla isegi pasundab kuskil Facebookis sellest või Delfi foorumis või kus iganes, on ju, et oi, näed, see ettevõte, ma ei tea, Maasikas OÜ on ju nii nõme, näed, kandideerisin, aga siin intervjuule tegin mingeid teste ja asju ja siis nad isegi ei vaevanud mulle vastama, on ju. Ja punkt 2 on see, et kui ta saab hea kogemuse, siis ilmselt ta ei räägi sellest nii palju, aga ta ikkagi võib oma mingitele tuttavatele mainida, et okei, näed, see Maasikas OÜ, et no nad küll ei valinud mind, et tundus äge töökoht, aga noh, et vähemalt, et nad hästi viisakalt nagu kohe kiiresti ütlesid mulle ja ma ei tea, andsid mulle veel mingi soovituse ka pealekauba, on ju. Ja kolmas asi on see, et need inimesed, kes ju kandideerivad sulle tööle, nad on ka sinu potentsiaalsed kliendid tihtilugu või siis on nende tuttavad sinu potentsiaalsed kliendid ja usu mind, et kui ta on juba kandidaadina saanud selle kehva kogemuse ja tundnud, et teda ei austata isegi niivõrd palju, et talle vastust saata, siis ta ei taha ka kliendiks sulle tulla enam. Ja ta kindlasti kohe mitte ei soovita sind ka teistele. Et kindlasti tee see väike liigutus ära. Ma olen 100% nõus sellega ja ka isiklikust kogemusest, kunagi, kui ma olen ise kandideerinud, kas siis töökohtadele või ka väga hästi näitena kunagi tõin, et ma kandideerisin praktikale. Ma saatsin 40 ettevõttesse kirja praktika sooviga ja ma sain ainult 2 ettevõttest tagasiside. Ehk et noh, need olid ka vist eitavad vastused mõlemad, aga siiski 40 ettevõttest ainult 2 saatis vastuse ja tegelikult oli nagu väga halb tunne, et kui vähe sinu aega ja kõike seda panustatakse, et tõesti kirjuta kas või lihtsalt ei, ongi kõik, on ju. Vähemalt ma olen vastuse saanud, ma näen, et sa oled panustanud selleks, et mulle vastata. Ja see on ka üks asi, mida mina ise tööandjana järginud olen ja mida ma järgida ka tahan. Just seesama, et kui inimesed on võtnud selle aja, et kandideerida, siis ma võtan selle aja, et pärast neile see vastus ka saata, et lihtsalt nagu elementaarsest viisakustest juba mitte ei jätta inimesi ootama. Ja see, nagu sa ütlesid ka, et hästi palju kurdetakse ja samamoodi ma olen ise ka hästi palju kuulnud, kuidas räägitakse sellest, et ei saadeta vastuseid ja mingit tagasisidet ei tule, et tegelikult sellest on nagu ääretult kahju. Ja ütleme, kui mina olen isegi kunagi kandideerinud, siis kõige rohkem ongi kahju sellest, et sa ei saa nagu mingit tagasisidet, et mis põhjusel sa siis ei osutunud valituks, on ju. Et mis see kitsaskoht oli, et mida võiks nagu endast parandada ja sa ei saa seda tagasisidet kunagi, on ju. Ja noh, sama asi kehtib ka ütleme niisuguse jooksva protsessi kohta, et näiteks alguses sa küsisid ka väga hea küsimus, et okei, et kui kandideerimine on avatud, et kas siis juba tasuks hakata tegema intervjuusid. Jah, aga isegi siis ütleme, et näiteks esimene ja viimane intervjuu sul võib vabalt olla mingi 4, 5, 6 nädalase vahega. Ja siis on ka see oluline, et hoida kandidaate aeg-ajalt nagu kursis sellega, et mis need järgmised sammud on ja millal neid võib oodata. Et kui sul ongi näiteks see, et mõni esimene saab juba kuhugi maale protsessis nii-öelda valmis ja sa tahad näiteks, et sul oleks võrdlusmomendiks mingi hulk nagu veel kandidaate sinnamaani jõudnud, et siis sa teavitad ka näiteks need esimesed, et nii, okei, nüüd meil läheb natukene aega, et ma ei tea, saame jätkata järgmise sammuga näiteks alates sellest kuupäevast.
et nemad ka ei ole niisama ootelised. Tihtipeale on see, et kui sa jätad inimese lihtsalt nagu ripakile ja noh, ta tunneb võib-olla ennast nagu unustatuna, siis ta ilmselgelt vaatab kuhugi mujale, sest suure tõenäosusega ta ikkagi nagu tahab mingi töö leida omale, onju. Või siis ta lihtsalt ongi juba pettunud, et teda enam ei kutsu sinu juurde tööle. Et igal juhul on hea pigem nagu nii-öelda kommunikeerida üle, kui et suhelda liiga vähe. Aga muidugi ma küsiks võib-olla sinu käest ka korra, et Margarita, mis sina arvad, millal on värbamine läbi? Ma arvan, et siis, kui on tööleping sõlmitud. Väga klassikaline vastus. Mõnes mõttes olen ka nõus, mõnes mõttes mitte. Minu värbamise 10. käsk on taga soe sisseelamine. Ehk siis ütleme nii, et tegelikult, kui see tööleping on sõlmitud või siis tänapäeval see võib olla ka vabalt käsundusleping, töövõtuleping, isegi ettevõtete vaheline leping, vahet pole. Töötaja peab minu jaoks on iga inimene, keda sa pead ise nagu tunnestuslikult oma tiimi liikmeks. Siis alles tegelikult see nagu lõbusam osa algab. Ja ütleme nii, et samamoodi nagu suhetes öeldakse, et iga päev sa justkui nagu võrgutad oma kallimat uuesti, onju. Et siis töösuhtes samamoodi, et iga päev sa justkui värbad seda töötajat uuesti ja noh, see tähendab ka seda, et sa meelitad teda nagu enda juurde jääma, onju. Et see soe sisseelamine on kindlasti esimene kõige kriitilisem aeg, sest et inimene on uus, tahes-tahtmata ta kindlasti ka natukene on hirmul, võib-olla ebakindel, ta ei tea täpselt, mida temalt oodatakse, kuhu ta üldse sattunud on, mis ta nüüd tegema peab hakkama, onju. Ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et kindlasti tuleb teha need esimesed päevad ja esimesed nädalad nagu natukene võib-olla erilisemaks, mõnusamaks, toredamaks, et see sisseelamine läheks nagu sisulisema poole pealt ka kergemini. Ja jällegi see on üks asi, mille kohta ma soovitaks teha mingi protsessi, sest et ilmselt on ikkagi ettevõttes üldiselt on mingid asjad, mida tuleb rääkida, eks ju, et näiteks, mis on ettevõtte eesmärgid, visioon, missioon, kes siin töötavad, kes mis küsimustega saab aidata, kust sa saad, ma ei tea, kontorivõtmed, mis nende kasutamise reeglid on, mis on mingid tööautode kasutamise reeglid, mis iganes sellised üldised asjad. Lisaks veel siis töölepingule, onju. Ja siis on ka ametispetsiifilised asjad kindlasti, et ongi, et ma ei tea, mingid ligipääsud, programmid, ma ei tea, kuidas me klientidele kirjutame, kuidas me ei kirjuta, kus me tööriistu hoiame, kuidas me neid hooldame, mis iganes teemad need on. Ilmselt on mõistlik, kui sul on niisugune checklist ees, sest et jällegi oleneb hästi palju inimestest ja olukordadest, et vahel võib lihtsalt minna meelest ära mingi asi, ununeda rääkimata ja siis pärast, ma ei tea, 3 kuud hiljem avastad, et töötaja mingi napaka vea teinud, lihtsalt sellepärast, et sa ei rääginud talle mingit asja, mis sulle endale jällegi tundub iseenesestmõistetav. Et hea on, kui sul on olemas siuke lihtne checklist, protsess või mingi juhend, mida jälgida. Kusjuures see on selline huvitav asi, mis ma ka mingi aeg just mõtlesin, et tegelikult see erinevad need äriprotsessid, see on selline asi, mida peale iga ettevõtja peaks mõtlema juba siis, kui ettevõttel ei ole veel nii suuri mahtusid ja ei ole veel nii kiire, sest et tihtipeale kipub ikka nii olema, et siis, kui sa juba värbad töötajad, siis sul on endal töömaht juba siit kuskilt üle pea, onju, ja siis sul ei olegi enam aega mõelda selle peale, et mõtleks need äriprotsessid nüüd läbi, paneks need kirja, onju, kaasa arvatud see sisseelamisprotsess. Ja siis ongi, et kui sa oled ju selle värbamise juures, siis sa oled ise ka pea laiali otsas ja sul ei olegi tegelikult mingeid juhendeid nagu ette anda, et tegelikult vaatamata sellele, et sa alustad üksinda, siis tegelikult võiks need asjad juba kirja panna varem, et siis, kui sul on nagu aega sellega tegeleda, onju, et sul oleks mingi baas olemas selleks ajaks, kui sul tõesti vaja läheb seda. Ja see on hästi hea point, et ongi, see on iseenesest hästi mõistetav, et ma olen isegi teinud niimoodi või olnud selles olukorras, onju, et tõesti sa tegeled selle asjaga siis, kui on nagu see kriitiline piir käes. Aga ütleme nii, et mõni asi võib-olla kannatab ka paremini kui teine, et minu jaoks ikkagi inimesed on ettevõtte kõige suurem vara ja see võiks olla nagu see viimane koht, kus nagu kokku hoida selle koha pealt, et kiire ja suva umbes, ma ei tea, tegeleme kunagi hiljem, onju. Et iga ettevõtte
või noh, ütleme siis iga ettevõtja, kes tahab oma ettevõtet vähegi kasvatada, siis tõenäoliselt ta ei suuda seda teha nagu elu lõpuni üksi. Et mingil hetkel ta ikkagi peab kedagi oma tiimi kaasama, vahet pole, kas see on siis isegi lihtsalt mingi alltöövõtja või partner või osakoormusega töötaja või ka nagu, ma ei tea, mitme 10 000 töötajaga tiim lõppude lõpuks on ju, noh, neid variante on väga palju, aga kuskilt on vaja seda abi kaasata ja pigem ma olen seda meelt, et mõelda selle peale ette ja teha seda kohe algusest peale õigesti. Just. Aga väga super, nii palju häid mõtteid, täpselt 10 tegelikult neid mõtteid oli rohkem, aga nii palju häid mõtteid, mida ise siit laivist nüüd kaasa võtta ja mida arvestada tulevikus värbamisel ja ütleme nüüd läbi sinu silmade, kes sa oled värbaja, kes sa väga ilusti tõid need sammud välja, siis mina võin küll öelda, et tööandjana üksinda neid protsesse kõike läbi teha ei suuda. Nii et ma jätkuvalt olen seda meelt, et kui ma kunagi pean kedagi otsima hakkama, siis ma peab ikkagi värbaja võtma, et need protsessid on hoopis teised ja tõenäoliselt see otsus või valik tuleb ka selle võrra võib-olla siis parem või kuidagi nagu kindlam, et on kõik need sammud läbi tehtud sellisel kujul. Nii et ja. Ja väga vahva. No mina olen seda meelt, et noh, miks üldse meeskonda võiks kasutada, on ju see, et meil igalühel on oma anded, oma tugevused, oma kired, oma huvid. Et miks peaksid sina ettevõtjana tegelema mingi asjaga, mis ei ole sinu nagu prioriteet või sinu sihuke number 1 asi, millega sa tahad tegeleda. Et pigem las mina teen seda asja ja minu tiim, kes me oleme selleks ju välja õppinud ja kelle silmad see paneb särama, et samal ajal sina saad teha asju, mis panevad sinu silmad särama. Niimoodi ju on see asi lõppkokkuvõttes kõigi jaoks palju parem. Ja 100% nõus. Eks seal on võib-olla see mingi usalduslik küsimus, et no, et siis ma saan ju ikka ise üle vaadata, et kes seal täpsemalt on või äkki läheb mõni kandidaat jääb välja, keda oleks võib-olla ise tahtnud üle kuulata või mis iganes. Et eks seal võib-olla need küsimused on, miks alati on nagu hirmus tundub see, et kuidas ma võtan värbajat, ei, ma ikka vaatan ise. Aga need on muideks ülihead pointid, mis sa välja tõid. Aitäh. Punkt 1 on see, et alati me kaasame ettevõtjad täpselt nii palju, kui ta ise tahab. Näiteks Nutiklaasi puhul meil oli see, et meil oli väga palju häid kandidaate, me otsisime neile müügispetsialisti ja enne, kui me hakkasime seda lõplikku proovipäevaliste nimekirja kokku panema, siis kliendi esindaja ise vaatas korraks nagu ka need kandidaadid üle ja märkiski paar nime ära, et keda ta näiteks ise teab kuskilt, et ta ütles, et okei, et noh, teie esimeses nimekirjas see inimene ei ole, aga ma tahan ise nagu kindlasti tõsta ta nii-öelda ülespoole listis, et ma tean teda kuskilt, ma tahan teda näha või siis vastupidi, et okei, see oli teil seal nagu nimekirjas, aga tõstame ta allapoole, ma olen ta kohta midagi kuulnud või noh, mingi sihuke teema või siis, et mis talle nagu CV-st või kuskilt silma jäi. Ja teine asi on see, et jällegi, kui teha seda protsessi nagu pikalt ja põhjalikult ja mitme erineva nurga alt, siis tegelikult noh, seda vähem peab ettevõtja ise nagu millegipärast muretsema, et tegelikult ongi see, et kui me oleme nagu kogu selle õudse nagu filtri nii-öelda läbi käinud ja inimesed nagu igatpidi läbi testinud, siis kui sina nendega kohtud, esiteks sa saad nende kohta soovi korral kogu selle andmepaketi kaasa, ehk siis sa saad näha tema CV-d, sa saad näha tema intervjuu protokolli, meie intervjuu tagasisidemärkmeid, seda isiksuse testi, tema soovitajate kontrolli protokolle, praktilisi testi, kõigi neid asju, onju, aga samas sa võid ka otsustada neid üldse mitte vaadata ja lähtuda ka ainult oma kõhutundest, sest et sa tead, et me oleme nagu nii kõva filtri nendega juba nagu läbi teinud. Et ma ise näiteks personalileidja tiimiga tegin nii, et esimene kord tegin värbamisi ise, otsisin värbamisassistente endale. See on ka, ma arvan, et mingi sihuke umbes 6000 euro projekt on ju, üksinda tegin seda 4 kuud jutti, tagalaske oli, mõtlesin, et rohkem ei taha. Ja siis, kui aasta aega hiljem oli siis plaan, et kaasaks veel kedagi tiimi, siis oligi need samad assistendid olid minu juures juba, eks ju, koolitusel abi teinud, praktikat teinud ja nemad ise vedasid seda projekti nii, et mina siis olin see nii-öelda klient. Ja ma isegi ei vaadanud mitte kellegi CV-d, mitte ühtegi intervjuu protokolli, mitte midagi, vaid ma tegin ainult lõpliku sellise ühise veebi intervjuu, grupi intervjuu, 2 tükki õigemini.
nende inimestega ja otsustasin puhtalt oma kõhutunde põhjalt, sest ma teadsin seda protsessi, ma usaldasin seda protsessi, ma usaldasin oma tiimi ja ma teadsin, et nad on teinud nii hea eeltöö, et mul ei olegi vaja teada, mis nad seal intervjuul rääkisid või mis nad CV-s kirjas oli. Ma saan lihtsalt lähtuda sellest kõhutundest. Aga nii head soovitused, sa täpselt see mingi eelarvamus, mis mul oli selle värbamisega seoses, kindlasti ma ei ole ainuke, et on see tunne, et äkki mind siis ei kaasata või ma ei teagi, et või ongi see, et lõpuks ma saan, tuleb lihtsalt töötaja astub uksest sisse ja siis ma saan esimest korda üldse näha, et kes mul tööle tuleb. Et tegelikult ei ole asi üldse nii hull. Ja no lõppotsuse igal juhul peab ikkagi tegema ainult ettevõtja, sest et seal on ikkagi see mingi inimlik klapp, mis peab ka olema. Et me saame küll väga suure osa tööst ära teha, aga mitte 100%. Just. Super, aga meil on juba tund aega läinud, ma olen sind nii kaua kinni hoidnud. Suur aitäh sulle. Ja see lihtsalt oligi nii oluline teema ja ma tegelikult juba ammu tundsin puudust, et meil on vaja siia laivi kedagi, kes tuleks personaliteemadel ka rääkima, nii et mul on tõesti hea meel, et sa seda tegid. Tulid meile siia. Ja suur aitäh ka minu poolt. Ma tean, et ka vaatajad, kuulajad kindlasti arvestasid natuke lühema ajaga, aga no oli olulist vaja rääkida ja jagada ja ma usun, et kellel iganes seda vajadust tekib, siis saab ka tagasi pöörduda selle salvestuse juurde, et ma ka väga tänan, Margarita, et võtsid selle teema ette ja lasid mul siin jutustada. Nagu näha, siis minu silmad säravad ja hea meelega aitan kõiki, kellel on küsimusi sellel samal värbamise teemal, et ma tean, et siin on palju nüansse, mida me katta ei jõudnud, nii et võib julgelt minu poole pöörduda. Suur aitäh. Aga nii palju häid nõuandeid siit juba tuli, et mida isegi kasutada või mida üldse nagu arvesse võtta, mida peale ise üldse ei tulekski, nii et suurepärased soovitused sinu poolt. Aitäh sulle. Ja aitäh kõikidele kuulajatele ka, kes täna meiega siia laivi tulid, nii et soovin teile kõikidele ilusat reedet ja edukaid värbamisi. Edukaid värbamisi. Super. Ciao.